Mul on hea meel, et meil on siin osalejaid webinari vaatamisel, et mida teha Eduteniga siis uuel õppeaastal. Et mis on need esimesed sammud. Aga enne kui me Eduteni jõuame, siis ma tahan teile öelda, et selle suvega me oleme jõudnud nii kaugele, et oleme teinud Edutenile või ütleme niimoodi, et Eduteni tutvustas õpetajale sellise materjali valmis. Selle leiate, kui lähete help.ekool.eu aadressile. Teen selle kõik läbi. Keerite täitsa siia alla. Otsite üles Eduteni, avate artikli ja siin on näiteks õpetaja esimesed sammud Eduteni kasutamiseks. Kuigi ma arvan, et olete juba mitme aasta kasutajad, et siis on võib-olla midagi, mis on jäänud võib-olla märkamata. Aga jah, et sealt leiate põnevad teemad. Võib-olla isegi kuidas õpilasi motiveerida. Need samad juhendid me soovime selle sügisega lisada ka Eduteni enda tugilehele, aga sellega läheb natukene veel aega. Nii, aga rääkides Edutenist, siis sisselogimine toimub ikkagi eduten.ee lehel või kui lähete playground.eduten.com. Kõigil on kasutajad olemas. Et ütleme, et kui eelmisel õppeaastal mul oli 3. klassi õpilased kasutuses, et siis ma lihtsalt avan nende kursuse, 3. klass 2021-2022. Tegelikult mul on neid kursused tunduvalt rohkem, eks ole. Ma lähen siia kursuse seadetesse, keerin täitsa alla ja vajutan arhiveeri. Miks see arhiveerimine kasulik on see, et kui nüüd 4. klassiga jätkaksin seda Eduteni kasutamist, siis nad vähemalt eelmise õppeaasta tulemusi enam ära ei riku. Nad saavad neid ülesandeid õpilased nagu lahendada, aga enda tulemusi muuta ei saa. Et meil on olnud selliseid situatsioone, kus õpetaja ütleb, et ma annan õpilastele lahendada, aga uuel kursusel lahendusi ei ole näha ja õpilased ütlevad jällegi, et nemad lahendavad ja kõik on korras ja siis tuleb välja, et tegelikult nad lahendavad eelmise õppeaasta materjale. Nii, kursus on arhiveeritud, lukk on siin ees. Võtsin lahti kursuste nimekirja, loon uue kursuse. Nüüd ma valin 4. klassi. Et siin on näha, et 4. klass matemaatika sulgudes eesti keeles, et on siis tõlgitud versioon. Kui nüüd tekib mure, et ainult 24 õppetundi ehk 24 nädala materjali on siin üles laetud, siis olge mureta, et te saate jällegi septembris, oktoobri alguses võib-olla ka mingisuguseid kordavaid ülesandeid haarata 3. klassist või siis jällegi õppeaasta lõpus 5. klassist midagi ennetavalt juba sisse tuua. Nii, vahetan ära kursuse nime, teen omaseks 4. klass 2022-2023 juba. Kui teil on paralleel, siis panete siia kas 4A, 4B. Ja kuna mul on juba korduv kasutus nende õpilastega, kes mul on olnud, siis siit nimekirjast mina haarangi eelmise õppeaasta kursuselt enda õpilased. Mari Maasikas mul enam ei ole selle aasta õpilane. Enda ma võin ka samamoodi siit märgistuse maha võtta. Ehk siis kõik need õpilased, kes on kollasega märgitud, need lisatakse 4. klassi kursusele ja pärast, kui juhuslikult on vaja, siis saab uusi õpilasi ka veel juurde lisata, kellel Eduteni kontot veel ei ole. Siinkohal jällegi väike märguanne, et kui te saate näiteks endale põhikooli õpetaja saab algklassi õpilased enda nimekirja ja need õpilased on algklassides Eduteni kasutanud, siis punktiirjoonest allapoole on teie kolleegide kursused ja samamoodi saate nagu kolleegide õpilaste nimekirjast neid õpilasi haarata. Siis ei teki õpilastel nagu sellist topelt kasutajakontosid. Nii, aga õpilased on valitud, kursuse nimetus on õige.
muudetud ja vajutan OK. Läheb kuskil 10 sekundit aega, et need materjalid kõik kopeeritakse teile siis töölauale. Kursus on kopeeritud. Nii, juba ütleb, et alustada tuleks selliselt, et valida õppetund, aga jällegi lähme kasutajatesse. Ja siin, kui mõni õpilane on puudu, näiteks tuli uus õpilane kooli, siis siit saate jällegi lisada õpilase juurde. Panen siia selle õpilase. Kui neid õpilasi on mitu, siis saate need nimed siia üksteise alla kopeerida. Ma lisan praegu ühe. Kasutaja nime juures olge nüüd tähelepanelik, et kui te olete eelnevalt jällegi, kui koolis on kasutuses olnud, et kasutaja nimed on õpilaste e-posti aadressid, et jätkake sama traditsiooni, kui aga kasutaja nimi on eelnevalt olnud kas siis ees- ja perekonnanimi kokku või automaatselt Eduteni enda selline kombinatsioon, et siis püüdke ühtlustada seda, mis on eelnevalt õpilastega tehtud. Mina praegu kopeerin siia kasutaja nimeks selle õpilase nime. Automaatselt need tühikud kaovad ja suurtähed muutuvad väiketähtedeks. Kui ma nüüd tahaks seda e-posti aadressiks teha, et eelnevatel näiteks olid ka, panen siia kodune.ee äpiga, et siis lähen siit lihtsalt järgmine edasi. Postkastiga tuleb nüüd kohe selline tähelepanek, et kui kasutaja nimi on õpilasel e-posti aadress, siis panete tähele siin taga juba näha, et saatke ka e-kirjaga. Kui ma vajutan siia loo kontot, siis automaatselt õpilane saab endale postkastiga väikse teavituskirja Eduteni, et tal on Edutenis konto loodud ja kasutaja nimi ja parool on siis sellised. Kui ma ei taha, et seda parooli, seda infot läheks kohale, siis ma panen lihtsalt siit sulge, võtan siit linnukese ära ja vajutan loo. Et siin parooli juures on võimalik valida, et lihtsa parooli asemel ka keeruline parool, kohandatud parool, et vaikimisi võiks olla lihtne, keeruline on siis suur täht tuleb appi ja kohandatud on, et õpetaja saab ise õpilastele ühesugused paroolid teha, et see pigem, seda me oleme pooldanud, et võiks olla näiteks kooli eelikutel või esimesel klassil. Nii et kui on lihtne parool, isegi kui on e-posti aadressiks kasutaja nimi, siis looge kontod ja õpilane saab valida, et kas ta läheb enda e-posti aadressi kaudu, kui ta on seotud Google'i või Microsoftiga, et logib ennast sisse või Eduteni parooliga. Mina panen siit sulge ja panen siit tühista, et endale uut kasutajakontot ei hakka tegema. Nii, mida te saate üle vaadata õpetajana? Õpetajana saate jällegi vaadata, kas automaatselt lisate teatud õpilastele kas soojendusülesanded või boonusülesanded juurde. Kui on mingisugune kirjaviga, loomulikult saate muudatust teha, võib-olla ka e-posti aadress lisada juurde, kui eelnevalt ei ole kasutuses olnud. Kui õpilasel on läinud meelest parool, saate genereerida uue parooli. Kui postkastiga oleks see kasutaja ilusti seotud, siis loomulikult saate saata ka parooli postkasti, aga ma praegu seda ei tee. Ja kui on eelnevalt teatud õpilastele vanem ka külge lisatud, et näiteks vanema aruanne saata, et siis loomulikult see kandub kohe automaatselt kaasa. Ja loomulikult paranduste tegemisel tuleb salvestada, aga kui ei toimu mingit muudatust, siis saab ilusti sulgeda. Kui nüüd keegi õpilastest tuli kogemata liigselt kaasa, loomulikult saate vajutada prügikastile, siis ta nimekirjast lahkub. Kindlasti ennast mitte kustutada, selleks, et mingil hetkel te enam ei pääse õpilaste esitatud vastustele ligi ja võib-olla ei saa isegi neid ülesandeid ette valmistada, et siis kui juhuslikult ennast kustutada õpilaste nimekirjast, palun andke mulle märku.
kirjutage mulle. Nii allapoole minnes. Abiõpetaja. Abiõpetajal on samad õigused nagu ka nii-öelda kursuse loojal. Ta saab ette valmistada neid ülesandeid. Ta saab vaadata, kuidas õpilastel läheb, ta saab teha muudatusi. Mõnes väiksemas koolis on ka kooli haridustehnoloog olnud nii-öelda abistavas rollis või siis pikapäeva õpetaja, et siis ta saab vaadata, et kuidas õpilastel läheb, et siis saab suunata õpilasi sinna ülesandeid vähendama. Aga samas ka, kui klassis on juba abiõpetajaga määratud, siis miks mitte talle seda materjali või kontot välja jagada. Õpetajate kontod on meil alati e-posti aadressiga. Kõigepealt otsite, ma panen siia enda kolleegi, ma loodan, et Tanel ei pahanda. Kontrollin, kas tal konto olemas. Jah, Tanel on leitud, et siis ma saan alles salvestada. Kui tema kontot ei leita, see tähendab, kasutajad ei ole veel eduteni ühesõnaga teie koolile lisatud, et siis tuleks see kasutaja luua. Ja kui õnnestub see salvestada, et siis tuleb siia õpetaja nimi ka ilusti alla, et sisse logides ta saab avada 4. klassi 2022–2023 õppeaasta. Nii, mis juhtub, kui kogu klassil läheb parool meelest? Ikka suvi on pikk, kasutaja nimeks on ees- ja perekonnanimi või siis eduteni enda genereeritud kasutaja nimi. Siin on selline nupp teil ka olemas, muuda kõik paroolid. Valikus on kas kerge või raske, genereeri, saate uue PDF-faili, mida saate enda arvutisse salvestada, välja printida ja õpilastele välja jagada. Et see oleks selline esimene suur toiming õpilastega, et mis tuleks nüüd uuel õppeaastal kenasti ära teha. Nii, lähen töölauale. Rääkides sellest suvest, siis meil on väga hea uudis 8ndike ja 9ndike õpetajatele. Et me oleme täiendanud ülesandeid teile, mida saate õpilastele jagada, et vaadake, uurige. Facebookis on ka sellega uuendus, tähendab selle postitus, kui ma lähen siit, mitte Messenger, vabandust. Kuskil meil oli siin see postitus, lähme allapoole. Läksin liiga alla. Ja kommentaaridesse olen lisanud ka, et mis teemadel neid ülesandeid on täiendatud. Aga selles suhtes, et mida te saate see aasta täiendavalt veel proovida. Et kui selle kursuste nimekirja endale avate, siis panete tähele, aktiivsed on teil kõik need, mis on veel arhiveerimata ja näiteks tõenäoliselt sel õppeaastal on teil kasutuses. Kui mul oleks abiõpetaja roll teatud kursustel, et siis siin nimekirjas on abiõpetajatel nii-öelda kursused ja kui ma võtan arhiveeritud ette, siis ma näengi siin, et 3. klass 2021-2022. Et ma tahtsin näidata seda kontrolltöö loomist, et siin on üks kontrolltöö kenasti õppetunnina olemas. Meil on selle kohta ka väike selline tutvustav materjal, mida ma natukese aja pärast näitan asukohta, aga kuidas kontrolltööd luua, on sellised lihtsamad sammud. Valin õppetunnid, avate õppetundide loetelu ja siin on selline nupp nagu uus kontrolltöö. Lisate siia näiteks teema korrutamine. Avaneb 6. septembril ja sulgub siis 6. septembril. Ma võin seda teha ka niimoodi, et täna on meil teisipäev, avaneb homme, määrame selle kellaajaks 8:00. Paneme siia, et hommikul kell 8 ja sulgub ka siis näiteks 7. ehk siis homme, mitte oktoobris.
7. septembril ja sulgub siis näiteks kell 17.00. Automaatselt ilusti näitas ära, et kell 5 PM ehk siis õhtul. Nii, panen siia salvesta. Õppetund on suletud. Lisan sisu. Võtan 3. klassist näiteks kordamismaterjal. Oli kordamine, eks ole. Et ülesandeid saate vaadata, et mis laadsed nad on. Tahate lõpeta testimine ja kui see sobib, võtate kopeeri. 9 kordamine. Et siin on nüüd kahjuks jah, vanem süsteem, et avate ülesande. Kui sobib, siis lõpetate testimise ja saate siit panna, et kopeeri ja nüüd ükshaaval tuleks see läbi käia. Et ülesannete läbivaatamine seal tavalises õppetunnis on tunduvalt lihtsam, ma loodan, et see läheb siin ka kenasti lihtsamaks. Nii, aga selliselt saab neid ülesandeid lisada. Kui ma vajutan maja peale, siis ma saan jällegi valida, et mis klassist ma neid ülesandeid soovin. Võib-olla ka midagi 4. klassist vaadata, et selles suhtes saate ringi käia ja kui ma siit sulgen, siis on näha, et põhiülesannete hulgas on 2 ülesannet, silm on avatud, eks ole. Ma saan neid liigutada ka näiteks soojendusülesanneteks või boonusülesanneteks. Nii, mida siin kontrolltöö juures veel nagu tähelepanu pöörata, on see, et kontrolltöö seaded. On mõned linnukesed, mida võiks juurde panna või ära võtta. Kas te tahate, et kursuse punktide koguarv oleks õpilastele nähtav? Mina olen, ütleme niimoodi, et kõik need linnukesed ära võtnud ja siia linnuke jälle juurde, et saada e-kirri, kui õpilane on kontrolltöö sooritanud, ehk siis kui õpilane vajutab, et mul on kontrolltöö valmis, siis tuleb õpetajal kiri postkasti. Aga kui need eelnevad linnukesed maha võtta, et siis põhimõtteliselt on tavaline kontrolltöö, kus õpilane ei saa teada, kas ülesanne oli õige või oli vale, kui palju ta on punkte saanud, kui ta teeb ülesannet uuesti, teistkordselt, et kas oli eelmine nagu õige või vale, et siis ta peab enda sisetunnet rohkem usaldama. Ja ajalimiit, kui mul homme on see kuupäev, mille kontrolltöö on avatud, et saaksid õpilased lahendada, siis ajalimiidiga saate mängida jällegi selliselt, et siin te saate panna paika, et 45 minuti jooksul nad peavad need ülesanded ära lahendama. Loomulikult ei saa piirduda ainult 2 ülesandega, saate näiteks 5-10 panna, et vastavalt sellele, et kuidas te tunnete, millise raskusastmega need ülesanded on, kui keerukad nad on ja kas nad jõuavad näiteks selle määratud ajaga need ülesanded valmis. Kui siia 145 minutit ei määra, siis nad lihtsalt saavadki hommikul kella 8 kuni õhtul kella 5 neid ülesandeid lahendada. Nii et selline võimalus on. Matemaatika ülesannete raskusaste, et siin saate ka valida, et kas kõik kerge, tavaline või raske, et jällegi saate otsustada, milline võiks olla. Kui õpilane saab tavaõppetunnis neid ülesandeid lahendada, siis teatud ülesannete juures tuleb selline küsimus, et kas sa soovid kergemaid ülesandeid, keskmise raskusastmega või keerukamaid. Et siin te saate siis määrata, et milliseid. Ja muidugi, kui on lisatud need linnukesed, siis salvesta. Kontrolltööga on jällegi see, et algul õpetaja saab lihtsalt jälgida, et kuidas õpilastel läheb, kui nad on kontrolltöö ülevaates siis. Et kui nad on alustanud enda ülesannete lahendamisega või sisse loginud, siis kindlasti selles tabelis hakkab selline info jooksma, et pole alustanud, ma klõpsen nüüd siia peale ka, on selline kollakas mumm, et alustanud ja roheline on siis selline valmis staatus. Kui õpilane on nagu määranud ära, et esitamine töö, et siis ta muutub siin automaatselt roheliseks.
aga praegu teile näitasin selliselt ülevaatena, et mis need võimalused on. Kuvatakse nimi, kasutaja nimi, millal on avastunud ja millal ta siis valmis sai. Võib juhtuda, et õpilane logib ennast korraks sisse ja siis tunni aja pärast, ta logib automaatselt välja ka, et tunni aja pärast soovib uuesti alustada, siis ta lihtsalt aeg on otsa saanud. Muutes siit tema staatust, et näiteks, et pole alustanud. Ja kui näiteks pärast kirja vigade parandust tekitada, et siis saate juba kuupäevaliselt määrata, et millal toimub tööparandus. Et näiteks 8. panen siia salvesta, et siis jah. Et niimoodi saate individuaalselt anda luba õpilastele, et kellel oleks vaja veel hindeid parandada ja kellel mitte. Nii, aga ma panen siit sulge. Ja mis on teil kindlasti on see, et kui homne kuupäev jõuab kätte ja õhtu kell 5 saab läbi, siis senimaani, kui te ei ole avaldanud kontrollide tulemusi, siis õpilane ei näe, kuidas tal on läinud. Kui vajutate siia avalda kontrollide tulemused, siis õpilane näeb, millised trofeed on kätte saanud, milline on see punkti summa, mis tal on ja kui tavaülesandest ta saab jällegi enda ülesandeid uuesti teha, siis kontrolltöös ta näeb ainult enda nii-öelda tulemusi, siis vastuseid. Et sellised võimalused on kontrolltöö loomisel. Kindlasti rõhutan üle, et kui silm on avatud, siis õpilane saab neid lahendada ja siin peab olema juba avatud. Te võite määrata ka lipu ehk siis esile tõstetud, et kui homne kuupäev jõuab kätte, siis temal ka see kenasti aktiviseerub. Kuna ma olin uue, siis ta läks siia lõppu ja jällegi soovitan jätkuvalt, et need aktiivsed õppetunnid kerige endal üles poole. Et kõik aktiivsed või avatud õppetunnid oleks teil kenasti jutti, siis te saate endal ka parema ülevaate, millega on õpilased juba toimetanud ja millised on veel kinni õpilaste eest peidetud. Kui ma lähen õpilase vaatesse, korrutamine, siis siin õpilasel ongi ees, et avaneb 16 tunni pärast kontrolltöö. Kui ma tahaks siia peale vajutada, siis ta ei ole aktiivne, ma ei näe ka, mis laadsed ülesanded on tulemas. Ma näen alles homme hommikul. Nii, õpetaja vaade. Ma lähen siia tagasi. Ja selles suhtes, et kontrolltöö tegelikult on juba õpetajatel kasutuses. Ja ma loodan väga, et proovite ka see aasta, et äkki läheb selline kasutuskäiku. Kuidas õpilasi motiveerida? Üks võimalus on diplomite loomine. Siin on paari kiire vahetusega, miks mitte diplomeid õpilastele välja jagada kas trimestri lõpus või siis, kui on mingisugune teema läbitud, suurem teema või siis üldse aasta lõpus. Need diplomid on võimalik alla laadida. Lisatakse teie arvutisse pakitud failina ja siis saate avada kas iga õpilane eraldi PDF-failis või siis kõik õpilased ühes failis koos, et jällegi vastavalt sellele, kas te soovite nad välja printida või õpilastele näiteks postkasti saata. See postkasti või siis päeviku kaudu. Nii vanema aruanne on selline põnev koht, et alati ei pea vanemale infot jagama, kui on õpilasega midagi halvasti läinud või et tulemusi ei tule. Miks mitte ka neid tublimaid õpilasi kiita lastevanematele, kas 2 nädala või kuu vaates saata selline aruanne, valida õpilane välja. Siin on juba kontaktid olemas ja teil on tähelepanek, et 5 õpilasel puuduvad vanemuse andmed lihtsalt.
Nii, siia ma saan täiendada siis seda omapoolset teksti, et kuidas õpilasel on läinud, sul kindlasti salvestanud ja allkuvatav info ongi siis see, mis läheb lapsevanema postkasti. Praegu nüüd 1 kuu jooksul ei ole ülesandeid lahendatud. Et siis siin nagu tema tulemusi ka ei kajastata. 34. nädalaga tegevused lõppesid, aga ütleme niimoodi, et kui see kursus on ikkagi teil aktiivne, siis kindlasti tulevad teile siia sellised teadeanded. Vaatan, kas eelmine õpilane, eelmine aruanne. Ei, läheb liiga kaugele. Aga jah, et sinna tuleks ka siis, et mis õppetunnis, milline trofee on saadud ja kui palju punkte on kogutud, et selline info. Ja kui õpilasel on siin majake olemas, siis tähistab see seda, et kontakt koduga on olemas. Saada kõik aruanded lähevad kirjana teele, kellel on kontakt lisatud. Mina panen praegu sulge. 3. motivaator õpilastele. Kui me läheme analüütikasse, siis valides kõik õppetunnid ja kõik õpilased, siis siin allpool kerides on selline hea trofeede tabel, et need üksikud tagasisided, mis me oleme saanud, siis on öeldud, et jah, klassis ikkagi jälgitakse, et kes on mingisuguse trofee kätte saanud ja teised tahavad sama võrdsed olla, et või sama tublid olla või siis isegi tublimad, et kui siin näiteks Mari Maasikas ei ole ühtegi trofeed saanud, ta näeb, et jällegi klassikaaslastel on mingi saavutus olemas, no näiteks minul on siin kordustabel kordamine 1–5 ja 10, vähemalt pronks-trofee, et siis ta proovib ka neid ülesandeid lahendada ja vähemalt pronks-trofeeni jõuda. Et eduteni motivaator on ka see, et ülesanded ei pea olema kõik lahendatud, vaid et püüa vähemalt pronks-trofeeni jõuda. Aga loomulikult iga õpetaja määrab oma reeglid. Lae rohkem infot. Kui teil hakkab juba seda lahendatud ülesandeid kogunema, siis siin see info jällegi annab teile väga hea ülevaate, et kes õpilastest on mingisuguseid ülesandeid kenasti lahendanud ja kus on näiteks valged augud. Valged augud tähistavad seda, et nad ei ole veel neid ülesandeid seal lahendanud. Staatus 0%, eks ole. Vasakpoolsed õpilased on need klassi nii-öelda tublimad, kes on kenasti aktiivselt lahendanud ja parempoolsed on siis sellised, kes vaja õpetaja suuremat tähelepanu, et motiveerida, et üldse neid lahendama siia eduteni neid ülesandeid. Või kui ta ütlebki, et ta ei oska, et siis tuleb matemaatika teadmistega natukene abiks olla. Võib-olla isegi määrata kõige lihtsamaid ülesandeid neile 2 õpilasele, et tekiks huvi matemaatika vastu ja eduteni vastu. Selle analüütika koha pealt ma praegu lähemalt ei räägiks, et eelmine webinar oli nii-öelda uuele õpetajale, et seal on rohkem seda infot, et mis analüütikast erinevate võimalustega on võimalik leida. Aga kui ma lähen siia töölauale, siis jätkuvalt kutsume õpetajaid üles ja õpilasi, et kui te märkate, et mõnes ülesandes on näiteks kirjaviga või kogemata tuleb ka selline teadeanne, et esitatud vastus on vale, et saate meile ikkagi tagasisidet anda, vajutades, avades enda kasutaja menüü, vajutades siia tagasisidet, teatab probleemist, et mis selle ülesandega viga on. Vahest on võib-olla isegi pilt puudu, et selline lihtne, et siis saate meile kirjutada ja ma saan vaadata, et mis ülesandega on tegu ja esimesel võimalusel teeme parandused. Kõige kiiremad on mõneminutilised tegevused, kõige keerukamad on võib-olla järgmise
lehekülje uuendamiseni vaja oodata. Aga ütleksin niimoodi, et ülesannete tagasiside saatmine on olnud nii õpilaste kui ka õpetajate poolt kenasti toimiv. Et jah, et 8. ja 9. klassis need, mis me nüüd suvega tõlkisime, võib juhtuda, et mõni on võib-olla mingisuguse kahe silma vahele jäänud, et palun andke märku. Ülesannetest veel rääkides. Läksin ruttakalt välja. Võtan uuesti õppetunni ülesanded. Võib-olla keegi õpetajatest juba märkas, et kui ma tahaksin neid ülesandeid täiendada, lisasisu, siis siin paremal pool on ka selline link, et minu ülesanded ja uus ülesanne. Et mis need on? Eduten on nüüd välja lasknud ka sellise võimaluse, kus õpetaja saab ise luua ülesandeid, näiteks uus ülesanne. Viktoriin, see on selline küsimusülesanne, ehk siis on küsitlus ühenda paarid, täidad lüngad ja tuvasta pildil alad. Et te võite neid proovida, et kuidas miskit toimib, kui te tunnete, et mingisugune ülesanne on veel puudu siin Edutenis. Aga samas võime öelda, et praegu on testperioodis, et otsitakse, et vaadatakse, kas ilusti toimib. Juhenditega tegelen ja annan kindlasti märku, kui kõik on korras ja saate kenasti kasutusse võtta. Kasutaja menüüd avades. Siin tugileht on üldjuhend veel inglise keeles. Seda me püüamegi nüüd samas eestikeelseks muuta, nagu siin help.ekool.eu-s. Et sellega läheb natukene aega, aga kontrolltöö loomise juhendi leiate siit eestikeelse üles. Samamoodi trofeed printimiseks, kui te soovite trofeetabelit kasutusse võtta. Koolituse slaidid on nii-öelda algsed edasijõudnutele ja motivatsiooni tõstmiseks, et näete, neid saate ka vaadata. Ja mis me saame öelda, on see, et mingil hetkel see tugileht ka muutub natukene, et olge valmis selleks. Nüüd, kui administraatoritest rääkida, siis need koolid, kes on Eduteni klient kasutajad, siis administraatoritel on jällegi siin kasutaja menüüd avades kooli nimi. Kooli nime peale vajutades saate vaadata kasutajaid. Siin näite kõik kasutajaid on nii õpilased kui ka õpetajad ja samamoodi ka näite õpetajaid. Siin on ainult õpetajate nimekiri. Ja minu teada oli ka siis näite kursused ka ja muudanub. Muudanub pool siis näete, et mis staatus teil on antud hetkel. Kui õpetajaid lisate sinnamaani, kui õpetaja õpilasi kaasa ei haara, näiteks ülesandeid lahendama, et siis siiamaani on meil õpetajate kontod tasuta olnud. Õpetajate kasutajad ei ole või kasutajanimedeks ei ole ees- ja perekonnanimi ega siis see Eduteni oma, vaid on ikkagi meiliaadress. Et siis kui meiliaadressi ei sisesta õpetaja kasutajanimeks, peab olema e-posti aadress. Et saate sellise info. Nii, lähen siia administraatori juurde tagasi, et näite kursuseid on võimalik vaadata, et millised on aktiivsed kursused, millised on arhiveeritud, et miks mitte, saab ka administraator öelda õpetajale, et ole hea, mine arhiveeri enda kursus või siis, kui näiteks muuta siin õpilaste nii-öelda nimekirjas, et näed, kui õpilasel on parool meelest, et siis saab ka siit kursuse juurest seda teha. Aga õpilastega võiks tegeleda ikkagi iga õpetaja ise, et sedasi on lihtsam.
Administraator on lihtsalt selline kontaktisik, kellega saame suhelda, kellele saame infot jagada, et mis uuendused on toimunud või kui on mingisugune webinar tulemas. Ja siin on siis tal näha ka, et millised on maksimaalsed õpilaste arv ja kas aktiveeritud õpilaste kontode arv on selles piiris. Ja viimase 30 päeva jooksul, kui palju õpilasi on olnud aktiivsed siin ülesandeid lahendamas. Et selline info on ka administraatoritele. Kui õpilased olete üle toonud ja need ülesanded läbi vaatan, mida anda lahendada ja mida mitte. Nüüd võtsin valet aasta. Võtsin aktiveeritud. Et järgmise sammuga ongi õpetajal tegelikult see, et tuleks need ülesanded läbi vaadata ja siis teha oma valikud, mida anda lahendada ja mida mitte. Ja kui need ülesanded on läbi vaadatud, siis avada ka õppetund, et õpilased saaks minna lahendama. Saaksin soovida kenat õppeaasta algust, kenat lahendamist